Lugupeetud konverentsist osavõtjad, kõigepealt ma tahan tänada konverentsi korraldajaid sellel eesti keele aastal sellise toreda ürituse korraldamise eest ja muidugi tänan selle võimaluse eest, et ma siin saan esineda ja meie mõtteid tutvustada. Tõepoolest, mida ma tahan täna rääkida, on emakeelse õpiku rakubioloogia koostamisest. Me oleme siin kahekesi, mina Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets ja minuga koos on Sulev Kuuse, kes on selle õpiku kaaskoostaja ja samal ajal ka meie vivaariumi juhataja. Nüüd, mida ma teen lühidalt, ma tutvustan seda õpikut sellisena, nagu ta on ja seejärel ma tahaksin jagada teiega mitmesuguseid mõtteid ja võib-olla vaidlusi ja võib-olla lõpetamata seni vaidlusi, mis selle õpiku koostamise käigus ette tulid. Aga alustame algusest. See õpik tegelikult on ühe väga pika mõtte teostus. Kui me 90. aastate alguses koos mõttekaaslastega asutasime rakubioloogia õppetooli Tartus, siis ma olin alguses saati veendunud, et üks õppetooli ülesannetest on kindlasti koostada eestikeelne õpik, mida saaksid kasutada nii üliõpilased, nii meie ülikoolis, teistes ülikoolides, teistes teaduskondades, kui ka gümnaasiumites, gümnaasiumite õpetajad ja kõik, kellel on tegelikult kuidagiviisi rakubioloogia mõistetega kokku puutumist. See oli nüüd üle veerand sajandi tagasi, aga see mõte, ma mäletan, oli olemas. Ja sel mõttel oli 3 põhjust, kui ma tagantjärele mõtlen. Esimene põhjus oli see, et eesti keel on väga ilus keel ja väga elus keel. Ja eesti keeles paljud inimesed on vaeva näinud selle nimel, et eesti keeles on võimalik kõike väljendada ja kõigest rääkida ja ta ei muutu köögikeeleks ja nii, ma arvasin, peavad ka kõik oma erialateadlased neid tegevusi toetama. Et eesti keelest oleks võimalik rääkida ka kõige viimastest teadusuudistest. Üks mu hobidest näiteks on see, et ma käin koolides ka teiste inimeste ees, kellel ei ole loodusteaduslikku haridust ja ma räägin neile, mille eest saadi viimane Nobeli preemia näiteks meditsiinis. Niimoodi, et nad aru saavad ja ma olen tähele pannud, et nad saavad aru, kui neile võimalikult mõistlikus keeles rääkida ja see on endale ka väga huvitav ülesanne. Ja ma arvan, et see on väga tähtis. Seda esiteks. Teine põhjus oli see, mu vanaema oli õpetaja. Mu vanaemal oli tolle aja kohta väga korralik raamatukogu ja juba väikse poisina ma vaatasin ja imestasin, kui palju need samad raamatud, millest Karl just rääkis 20. 30. aastatel, mida tolleaegsed Eesti teadlased andsid välja eesti keeles. Korralikud kapitaalsed eriala tutvustavad teosed. Meil oli kodus 30. aastatel välja antud Eesti entsüklopeedia, ma tõesti lugesin väga huviga, ma mäletan väga põhjalikult seda ja lihtsalt mul oli teatud imetlus selle suhtes, et mida suutsid inimesed teha väga viletsates aegades, sest Nõukogude Eesti perspektiivist olid need ajad ikka väga viletsad, mäletate, et siis ei olnud ju mitte midagi, aga selliseid asju tehti. Ja kolmas, mida ma võib-olla siis ei olnud võimeline formuleerima, aga mida ma täna oskan formuleerida niimoodi, nagu seda filosoof Johann Gottfried Herder, kes oli Immanuel Kanti õpilane, hiljem töötas Riias mõnda aega ja seetõttu huvitus ka väikestest keeltest. Tema ütles, et keel suurel määral kujundab meie mõtlemisviisi. Ta ütles, et me elame selles maailmas, mille me ise loome endale ja üks osa selle maailma loomisest on täpselt see mõtlemise keel. Ja selle tõttu, mida rohkem on keeli, milles me teeme teadust, seda rikkam see teadus ju on. Kui meil ühel päeval teadus on kõik inglisekeelne, siis me paneme kõik seda ühte magistraalteed, aga teadus magistraalteed mööda minemine on kõige ohtlikum asi, mis üldse olla saab. See mitmekesisus, see mõtlemise mitmekesisus. Nii et läks aega, mis ta läks, aga kui me lõpuks jõudsime selle teostuse juurde, algne idee oli 4 mehelt, me olime kõik rakubioloogid, Rein Sikkut, kes on praegu farmaatsiafirmas töötab, Sulev on siin, Sulev Ingerpuu on emeriteerunud, ja mina, siis üks asi me saime kohe aru, sellise tööga me üksinda või 3 või 4 hakkama ei saa. See on väga suur töö,
see nõuab väga palju teadmisi ja selle tõttu me otsisime Eestist üles inimesed, kes meie arust kõige paremal viisil olid teatud peatükke võimelised kirjutama ja neid autoreid on kokku 26. Seal on omad toimetajad, lisaks sellele nüüd juba mainiti ära seda Haridus- ja Teadusministeeriumi konkurssi, emakeelsete õpikute konkurssi, nii et siis aastal 2014 ehk tublisti üle 5 aasta tagasi me tegime siis sinna taotluse, rahastamise me saime, 2017 lepingu järgi andsime me ilusti käsikirja üle ja pärast keele toimetamist 11. juuni 2018 muutus see siis internetis vabalt tasuta kättesaadavaks õpikuks. Siiamaale on ta seal ja see oli meie üks tingimus, et see peab olema tasuta kättesaadav. Septembris me vaatasime, ma ei ole nüüd hiljem uurinud, septembris oli seda alla laaditud üle 600 korra. Ma arvan, et see on juba päris tubli tulemus ja Haridusministeerium tunnustas seda meie õpikut ka ühena 2 parimast 2018. aasta kõrgkooli õpikust. Nüüd lisaks 26 autorile on rakubioloogia õpik on omaette kunstiteos. Ja ma näitan teile mõned pildid ka lihtsalt sellepärast näidata, et rakubioloogia on üks väga ilus ala või vähemalt seda kujutada väga ilusa alana. Ehk ma juba näitasin kaanefotot, mis oli Katrin Ruisu poolt tehtud. Meil oli terve hulk kunstnikke, kes tegid jooniseid, meil oli Tartu kunstikooliga, olid meil kokkuleppeid ja teiste kunstnikega, näete, jooniste tegijate nimekiri on siin 13 inimest. Meil on fotod on 17 pildistajalt, mõned neist juba manalemehed, nagu professor Jüri Kärner või hea kolleeg Tiit Talpsepp, aga need fotod on ja on olemas. Ja muidugi meil oli palju toetajaid, selle juurde ma tulen veel kord tagasi ka. Lihtsalt, et natuke näidata seda ilu teile, ma oleksin nõus rääkima teile tunde, mida siin kujutatud on ja kuidas see fluoressentsmikroskoopia pilt täpselt saadud on, aga lihtsalt vaadake ja tunnistage, et ma ütlen alati, et loodus teeb originaali ja kunstnik teeb alati järele. Seesama kaanefoto ja ma näitan hiljem veel pilte. Neid peatükke oli meil kokku 18 peatükki, siin te näete, et igal peatükil on omad autorid, mõnel on 1-2 autorit, mõnel on rohkem autoreid. Kokkuvõttes selle õpiku maht on siis 18 peatükki, 26 autorit, 953 originaaljoonist 12 kunstnikult. Originaalfotosid on 126, 17 fotograafi neid tegid ja lisaks on veel erinevatest allikatest veel 134 fotot. Sisukord 25 lehekülge, kokku on 1869 lehekülge, aga tuleb arvestada, need on need internetiformaadi leheküljed, need on palju väiksemad kui see, mis te kujutaksite A4 õpikuna ette, aga ta on ikka päris kopsakas, ja 2,3 miljonit tähemärki. Ja ma näitan teile lihtsalt natukene niimoodi, et vaadake neid pilte, need on nüüd tehtud siis tõesti meie enda heade partnerite kunstnike poolt, paljud neist tegid oma Tartu kunstikooli lõputöösid sel teemal ja muid asju, siin natuke elektronmikroskoopia pilte, siin jälle rakukujutis kunstniku käe läbi ja mitte kunstipärane, vaid teaduslikult väga-väga täpne kujutamine, elektronmikroskoopia pilti, skeem DNA replikatsioonist, valkude modifikatsioonist, originaalfoto Heiti Paaveselt sütoskeletist, mikroskoopia pilt. Ja ma loodan, et selle pildireaga lihtsalt ma suudan teile natuke anda edasi minu enda vaimustust rakubioloogiast ja minu enda vaimustust sellest tööst, mille tegelikult see tohutu suur hulk inimesi on ka kokku pannud. Taimerakust veel pilte ja näidiseid. See õpik, nagu ma ütlesin, on kättesaadav, aadress on siin, tükk on Tartu Ülikooli kirjastus, rakubioloogia õpik, nagu öeldud, ta ilmus 11. juunil ja on sealt tasuta allalaaditav. Lisaks sellele on meil olemas veel rakubioloogia sõnastik, mis pidevalt täieneb
ja elektroonilise õpiku versiooni eelis ongi see, et kui midagi muutub või tudengitega töötamises leiame mingisuguse vea üles, siis on väga lihtne see ära parandada ja asjad on jälle korras, seetõttu me ei ole ka kiirustanud paberversiooni väljaandmisega, ehkki see nüüd järgmisel aastal tegelikult plaanis on. Õpikuga samal ajal mõneti sõltumatult, mõneti meie doktorantide aktiivse töö tulemusena, aga meie kaastöös on valminud ka rakubioloogia sõnaraamat, kus on eesti, inglise ja venekeelsed mõisted. See on Android-platvormile mõeldud veebiversioon, ehk see tähendab seda, et Android-telefoniga te saate igal hetkel võtta ja vaadata, no mida see sõna nüüd tegelikult tähendab, eks ole. Ja võib-olla siis lähevad need diskussioonid ka natuke täpsemaks ja paremaks, kvaliteetsemaks. Nüüd, olles teile näidanud seda õpikut ja ma loodan, et ka huvi äratanud selle õpiku vastu ja vaadake palun ja vaadake oma silmadega, et te olete teiste erialade pealt, mitmete erialade pealt ja andke teada, mis teile seal meeldib ja andke kindlasti teada, mis ei meeldi ja mida parandada oleks vaja, sest nagu ma ütlesin, et täna on võimalik veel kõike parandada. Siis ma tahtsin natukene jagada, nagu ma lubasin, mõtteid ka sellest, millised küsimused selle õpiku tegemise jooksul tekkisid, millised vaidlused ja võib-olla see pakub huvi ka inimestele, kes järgmisi õpikuid tegema hakkavad. Esimene küsimuste ring oli teemal, milleks üldse peaks eesti keeles uusi õpikuid välja andma. On olemas inglisekeelsed õpikud, kogu maailm õpib teatud standardõpikute järgi ja milleks eesti keel on selline aja raiskamine, tõed muutuvad, asjad muutuvad, me võiksime inglise keeles panna üliõpilased lugema neid raamatuid ja meil oleks seda ressurssi aja ja muud ressurssi vaja üldse kulutada. Ja uskumatu, minu väga head kolleegid ka meie teaduskonnast olid mõned sellised, kellega tuli pikalt ja põhjalikult vaielda sel teemal. Ja üks minu argumentide ring oli see, millega ma täna alustasin, miks ma leian, 3 põhjust, miks ma leian, et eesti keeles peab olema võimalik rääkida ka tippteadusest ja eilsetest teadussaavutustest, aga niimoodi natuke pahatahtliku vihjena ma ütleks, et ma olen nii vana inimene, et ma mäletan täpselt seda aega, kui öeldi, et kuulge, aga vene keeles on ju kõik teadmised olemas. Milleks teile mingisugune eesti keel? Ja vene keeles isegi tõlgiti välismaiseid õpikuid. Ma mäletan, James Watson, molekulaarne bioloogia geena oli tõlgitud vene keelde ja see oli ju, mida teil eestlased veel vaja on. Ja see on niivõrd sarnane oli see diskussiooni tase, et siis oli vene keel, nüüd on inglise keel, aga need argumendid tulid hästi tuttavad ette. Teine küsimus oli palju huvitavam. Selles samas emakeelsete õpikute programmi raames on ilmunud ka, seal on ikka, ühel hetkel ma mäletan, oli üle 70 õpiku juba ja ma usun, et praegu on see arv veel suurem, mis on tänu selle programmile välja antud. Nii et see on tõeliselt suur ja väga tähtis ja oluline töö. Aga seal on ka, paljud on lihtsalt tõlgitud õpikud. Lihtsalt on võetud üks soliidne, üle maailma kasutatav paksude raantega õpik ja see tõlgitud paljude inimeste kaasabil eesti keelde. Keemikud on seda teed läinud, füsioloogid näiteks ja paljud teised. Ja me mõtlesime selle juures ka. Ja me leidsime, et ei ole sellist rakubioloogia õpikut, nagu me tahaksime näha tegelikult. Ei ole sellise sisuga. Põhijoontes on see õpik kokku pandud 3 erinevast suurest rahvusvahelisest õpikust, aga neid on oluliselt täiendatud ja probleem on lihtsalt selles, et rakubioloogia viimastel aastakümnetel vajus väga sellise molekulaarbioloogia poolde ära. Seal olid omad ajaloolised põhjused, sellise geneetika ja molekulaarbioloogia poolde läks rakubioloogia ära ja selline arengubioloogiline pool ja kogu see teine pool loodusteaduses tegelikult unustati nendes ära ja on ka olemas üks arengubioloogia õpik, mis jälle vastupidi selle molekulaarse poolega ei taha üldse tegeleda. Teatud selline vastandus oli sees, nii et ma usun, et me saime sellise sisulise
ühendamise selle sisukorraga koos ka teha. Me tegime seda niimoodi, et me kõigepealt panime ideaalse sisukorra kokku nende 4 mehega ja siis me pakkusime erinevatele autoritele välja, et kuule, kas sa sel teemal tahaksid kirjutada ja millega sa täidad selle või kas sa üldse seda pealkirja kasutad, see on sinu enda ekspertteadmine ja me usaldame sind seal. Ja tõepoolest see sisukord muutus, aga see üldraamistik jäi ikkagi samaks. 3. asi, millest ma tahan täna ära mainida, on see küsimus. Kui ühtlaseks on vajalik ja võimalik viia erinevate eestikeelsete terminite tundmine ja kasutus, eriti nii suure autorite hulga puhul. Ma usun, et te kõik teate Betty Alveri luuletust Tüli, mida Kadri Voorand laulab hästi vahvalt ka, ja see on see, kus üks ütles ämber ja teine ütles pang ja siis läks üks õudne tapmine lahti, et ei, ämber on õige, pang on õige ja siis ei andki muud kui üks madin ja tüli ja neid sõnapaare oli seal veel. Ma mäletan juba pikka aega, ma ei mäleta enam, kust allikas see väide pärit on, aga selline ütlemine on, et 2 teadlast on pigem nõus jagama teineteise hambaharja kui teise poolt välja mõeldud terminit. Ja see on tõsi. Näiteks geneetikas on niimoodi, et geenide nimede puhul tihti kohtate sellised, geenid tavaliselt nimetatakse, pannakse 3-tähelised lühendid, mingi number ka sinna taha, eks ole, selline kaldkirjas, seda tavaliselt tehakse 3-täheline, ja siis on kaldkriips ja siis tuleb teine 3 tähte, ja siis on kaldkriips, tuleb 3. 3 tähte. Mida see tähendab, on see, et need geenid leiti erinevates laborites. Eks ole? Üks nimetas selle oma lemmikpruudi järgi, teine nimetas lemmikuurimisobjekti järgi, 3. ma ei tea, mille järgi veel, igal juhul ma panin selle nime ära. Ja nüüd küll tema avastas ka sellega, miks mina peaks leppima tema nimega. Eks ole? Ja nüüd me näeme tegelikult ka terminoloogias me oleme samas kohas ja seda on meie õpikule juba ette heidetud muide, et õpiku sisesi ei ole ühtlane. Vahepeal on räägitud ämbrist ja siis on jälle pangest kirjutatud. Ja mõni inimene leiab, et see on nüüd üks väga-väga paha asi. Ma mõtlesin koos kolleegidega selle peale ja me leidsime, et see energia, mis meil kuluks ära vaidlustele, kas ämber või pang, selle energia võib kuskile targemasse kohta investeerida. Selle tõttu meil teadlikult on see ebaühtlus seal sees. Ja nagu ma ütlesin, seda kriitikat on saadud, aga sellele kriitikale oli mul juba enne vastus läbi mõeldud. Nii, ja siis on 4. küsimus on, kas eestikeelne õpik on äri või kutsumus. Nimelt, ma arvan, et kui me kirjastusse läksime, siis kirjastuses meile öeldi, et kuulge, et siin enne seda oli niimoodi, et kui ülikooli professor kirjutas ühe kapitaalse eestikeelse õpiku, siis ta võis väiksema talu selle raha eest osta. Ma ei tea, kas see tõsi on, aga vähemalt see, kes mulle väitis seda nime ma tean. Nüüd, tänu sellele, et meil on olnud tõesti siin hulga toetajaid, alates sellest Haridus- ja Teadusministeeriumi programmist, mis tegelikult kattis ikka väga väikese osa sellest rahast, oli meil toetajaks Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli rektor, meie teaduskond, oma teaduskond ja muud toetajad, selle tõttu ükski autor tasuta tööd ei teinud. Mina ei kannata mõtet, et kui me läheme kuskile autoteenindus, siis me maksame, aga kui teadlase käest tuleks tööd küsima, siis öeldakse, et et missioonitundest peaks seda tegema. Ei pea. Muidugi, see raha ei olnud väga suur, aga see oli olemas. Talu sellest osta ei saa, aga kui 26 raha kokku panna, talu ukse või ma ei tea, midagi natuke saab, aga paratamatult me peame nüüd selle 2 vahel olema, ühest küljest see peab olema kutsumus, teisest küljest ei tohi ka nõuda tasuta tööd. Ja 5. küsimus on muidugi küsimus, mida ikka küsitakse, millest Peeter alustas, eestikeelse teaduse küsimus, kas seda on vaja? Mina olen veendunud, et seda on vaja. Ma olen veendunud, et teaduses on mitmekesisust vaja. Ma olen veendunud, et kui kõik teadus mõtlevad ühtemoodi, siis võiks selle teadusasutuse või selle riigi teaduse kõik kinni panna. Teaduse olemus on eri moodi mõelda, eri moodi arvata
ja selle tõttu on eestikeelset teadust vaja just täpselt samamoodi kui kõikides nendes sadades teistes keeltes teadust. Aitäh tähelepanust!